tere head kuulajad, käes on 16. märts ja siin on Geeniuse digisaade, kus on täna Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre. Nagu ikka, räägime sellest, mis meile tehnoloogia valdkonnast nädala jagu on jäänud kätte silme ette ja kõrvade lähedusse. Ja alustame täna ülevaadet ultratelefonidest. Need on paremad kui supertelefonid, need on tõesti kõige paremad ultratelefonid üldse. Saate teada siis. Miks nad maksavad nii palju? Räägime väidetavalt Google'i ühest suurimast AI uuendusest üldse, mis peaks 2 miljardi inimese elu parimaks tegema. Vähemalt sinna lubadus on. Ja saame siis teada, mis see endast kujutab. Ja kuidas on vahetada oma pikaaegset partnerit, streamingu teenuse pakkujat, minna ühelt teenuselt teisele. Võib-olla kuuleme sellest ka ühelt saate osaliselt. Äkki jõuame rääkida mõnest asjast veel. No nii aeg on siis rääkida Samsung S26 Ultrast kõigepealt. Samsungi telefonirivi tuli välja meil siin paar nädalat tagasi vist. Esimesed mudelid liiguvad ringi. Ja nüüd on siis aeg isiklikke kogemusi jagada, eks te saate Glen ja Meelis mõlemad selle S26 Ultraga siis nii-öelda sõbraks saanud. No me oleme neid mõlemad vist kasutanud, mina käisin korraks nendega või sellega lendamas ja tegin pilti. See on võimas, telefonid juba lendavad. Telefoni taskus, kui ma lendas, ma ei lenda seda kasutades, et kahjuks see aeg ei ole veel käes. Mul on meeles, ma alustan niimoodi kohe sellise, ma ei taha nüüd tõmmata hoogu ära saatest, aga ma mäletan 2 nädalat tagasi te vist mainisite, et ikkagi nii vähe uut pole ammu olnud midagi uutes Samsungi telefonides. Kas nüüd pärast põhjalikult tutvumist on sama? Stop, me tegelikult ikkagi sel teemal minust vaidlesime. Mulle tundus, et üksjagu palju on neid uusi asju alates sellest imepärasest ekraanist, mida sa enam külje pealt ei näe ja siis videostabilisaatorist, mis alati on otse ja igasugustest koodekitest ja seal ju ikkagi leidus 1,2 ja ka kaamera on endiselt väga hea. Küsimus on selles, et kas sellest piisab? Küsime siis teistpidi, mida me siis tahtnud oleks seal näha, et telefon lendaks? Paremat akut, paremaid kaameraid, need on 2 põhiasja, mida mina tahaks. Ma hakkan kohe vastu vaidlema. Kaamera tegelikult, üks väheseid asju, mina olen seda telefoni väga vähe kasutanud, et ma tunnistan, ma alles lülitasin selle sisse mingisugused tunnid tagasi põhimõtteliselt, aga ma tegin seal ka mingid pilte ja tegelikult ausalt kaamera, see põhikaamera on tõesti hea, et Samsung on nagu tõmmanud, ta on ikkagi tõmmanud oma selliselt järelteravustamiselt veel kord nagu seda heeblit tagasi ja pildid on nagu loomulikud ja ilusad ja hava on ju läinud ka suuremaks marginaalset või isegi võib-olla mitte nii marginaalset 1,7 1,4 peal, et hämaras võiks olla ju parem, ma nüüd ei hakanud mingisuguseid mikroskoobiga hämarapilte võrdlema, aga sellise üldmuljena olid nad meeldivamad, et näha, et Samsung on sellisel õigel rajal. Ma nüüd puusalt tulistades ütleks, et hiinlased kipuvad nagu järelteravustama ikkagi rohkem, võib-olla sa saad ümber lükata selle, aga Samsung vanasti tegi rohkem. Ja muidugi, mida tal ei ole, mille koha pealt võime ka kohe vaielda, oli see, et tal ei ole seda kiirlaadijat või juhtmevaba magnetkinnitust. Ja minu nagu filosoofia oli seal, et võib-olla isegi põhjus, miks seda ei ole, on see, et Samsung tahtis selle telefoni, titaani asemel alumiinium või mis kosmosematerjalist ennem tehtud oli, nüüd on ta siis alumiiniumist, et ta tahtis telefoni saada võimalikult õhukeseks ja võimalikult kergeks. Ja seetõttu ilmselt ei tahtnud seda mähist või magneteid sinna sisse, mähis seal on, aga magnetid sinna sisse paigaldada ja samas andes võimaluse sellistele tüüpidele, kelle hulka ka mina kuulun, kes on oma pikslile tõmmanud ümber mingisuguse kummist telliskivi, niikuinii, et sellisel juhul, kui ma juba võtan niikuinii kasutan ümbrist ja mul on selles ümbrises see magnet, siis ma tegelikult saan kokkuvõttes ümbrisega koos õhema telefoni, kui see, et ma tõmbaks kohe sinna sisse ehitatud magnetitega telefonile ümber sama paksu ümbrise ja võib-olla sinna ei jää need magnetid enam üldse hästi külge ka, sest see ümbris on nii paks. Sul on õigus ja tegelikult isegi kui sul on telefonil magnet, sa peaksid ikkagi ostma sinna magnetiga ümbrise, samamoodi nagu iPhone'i puhul, kui seal on magnet sees, aga pead sinna juurde ostma magnetiga ümbrisega või vähem metallist ümbriseks või seal rõngaga. Aga ma arvan, et sa oled õigel teel ja minust keegi Samsungi esindaja kuskil välismaal on seda ka öelnud, et põhiasi oli see, et tahtsid telefoni õhemaks teha ja meil ümbrised müüvad nagunii, nii et mina olin ka sellest pettunud ja ma olin võib-olla sellest pettunud sellepärast, et mitte, et mul seda nüüd nii tohutult vaja oleks, sest ma kasutan ka reeglina ümbrist, aga lihtsalt
kuulujutud rääkisid, et selle aasta kindlalt tuleb, need kuulujutud olid nagu erinevalt varasemates kordades täiesti veendunud mitmes erinevas allikast, et raudselt tuleb. Ja need kuulujutud kestsid nagu pool aastat kuni paar nädalat enne seda launch'i siis öeldi, et vist ikka ei tule. Nii et selles mõttes kuskilt sealt tehastest läks liikuma mingisugune vale info, eks ole, mis on... Ei, selles mõttes ma olen täiesti nõustunud, kui mul on valida 2 identse telefoni vahel ja ühel on need magnetid ja teisel ei ole, need on muidu täpselt sama suured ja sama kerged ja sama õhukesed. No iga kell võiksid nad seal olla, loomulikult, aga kui selle arvet lõpuks on, ma ei tea, telefon millimeetri isegi minu jaoks, isegi kui ta on paar millimeetrit või ütleme 0,2 millimeetrit paksem, eks ole, siis jumala eest andke mulle magnetid. Aga jah, et võib-olla see ei ole, me teeme sest võib-olla selle probleemi suuremaks, kui see tegelikult ise on, eks ole. Millest võiks veel nagu reaalses kogemuses rääkida, ongi see sama privaatsusekraan, et või demos me seda nägime. Nüüd siis ma päriselt ka keerutasin seda erinevate nurkade all käest ja vaatasin. Ja no kuidas ma siis nüüd ütlen, et minu muljed on sellised, et ta ikkagi, ta loomulikult teeb seda, mida on öeldud, aga kindlasti ei tee ta seda nii veenvalt, nagu teeb see klaas, mis sa ostad poest ja sinna peal kleebid. Seal saab siis valida nagu 2 režiimi, üks on selline tavaline, kus ta jätab ekraani kontrasti muutumatuks enam-vähem, et põhimõtteliselt lihtsalt lülitab seal ilmselt mingid kõrval olevad pikslid välja. Et siis on niimoodi, et kui see nurk seal, ma ei tea, ma ei hakanud päris võtma sirkleid ja malle, et kui see nurk on mingi 45 kraadi või suurem juba, võt siis hakkab see pilt muutuma raskesti loetavaks, aga ta tegelikult ei kao ka lõpuni mustaks või ei muutu, ta tegelikult jääb ikka väga niisuguseks ähmaselt toetavaks suhteliselt suure nurga alt, aga kui ma lülitan sisse siis nagu selle võimendatud privaatsusekraani, siis ta teeb mingisugust omapärast keemiat, et siis ta tegelikult pildi kontrasti radikaalselt keerab väiksemaks, ehk et nagu hall toon tõstetakse väga üles või must muudatakse halliks, et nagu sihuke tunne on, et nagu taustavalgus kuidagi seda hall tooni hakkab läbi kumama või niisugune efekt tekib. Ja siis tõepoolest ekraan on nagu hall kogu aeg ja kui sa vaatad juba natukenegi suurema nurga alt, siis see hall toon katab teksti praktiliselt täielikult ära, aga veel kord, et see nurk ei ole ikkagi siis nii väike või suur, mis pidi me siis ütlema, et sa pead nagu vaatama rohkem nurga alt ikkagi, kui sa võrdled nende katetega. Seda ma niimoodi päris elus ei jõudnudki väga aru saada, et ekraan läheb natuke tumedamaks küll ja selline võib-olla kerge kadu on, aga see mind ei häirinud. Meelis, sina said seda päris elus proovida, käisid lennukiga lendamas, vaatasid oma asju nii, et kõrval keegi ei saanud siis lugeda, et on see kasutatav? Ma olen enamasti Gleniga nõus. Et üks asi on see, et mina ei ole kunagi vaadanud sellise privaatsuskattega, selles nagu selle eraldi paigutatava kilega telefoni, seepärast ma ei oska seda võrrelda. Mul on võrdlusmoment olemas, küll mitte isiklik, aga mul heal sõbral on see kile peal, nii et oli nagu võrdlusmomendis võimalik siis vaadata seda päris kilet ja seda nagu Samsungi lahendust, jah. Ma ei ole seda kunagi ise võrrelda saanud, aga ma vaatasin ka seda erineva nurga alt, erinevat moodi ühte ja teist pidi ja üks asi on see, et ta vähendab kontrasti ja kõvasti vähendab resolutsiooni, aga see võib-olla ei olegi suur probleem. Suurem probleem võib olla, potentsiaalne on see, et ta isegi selle intensiivsema versiooni puhul ta ikkagi nagu see nurk on suhteliselt selline, ta on okei, aga kui keegi sul vaatab üle õla või kui sul istub bussis kõrval, siis ma arvan, ka siis tegelikult ikkagi enamasti näeb, mida sa teed. Ja mina jõudsingi järeldusele, et tegelikult see efektiivsus on kõige parem siis, kui sa paned lülitad selle sisse valikuliselt, et ta on sul näiteks, ma ei tea, sõltub inimesest, mõnel on võib-olla vaja tõesti pidevalt töömeili lugeda, kus on konfidentsiaalselt infot ja nii edasi, aga minu arust oli hea siis, kui ma sain ta panna tööle äpi põhiselt, ta ongi see meili äpis on ta sees, eks ole. Või näiteks ta tunneb ära parooli välju ja muid selliseid asju, et kui ma kasutan nagu sisestan parooli või kasutan parooli haldurit, siis mul nendes äppides, nendes väljades on ta sees ja mujal on ta väljas, eks ole. Et see tundus nagu olevat kõige optimaalsem lahendus, et tegelikult see on kasulik asi ja on inimesi kindlasti, kellele see väga vajalik on ja see on samas ka Samsungi selle S26 Ultra puhul kõige suurem uuendus, eks ole. Ja ta näitab seda tegelikult, mida Samsung on võimeline ekraanidega tegema, et nad ikkagi tehniliselt on see või tehnoloogiliselt on see ikkagi väga täiesti uue taseme asi, kui sa vaatab, mis sa sees toimub, eks ole. Aga palju sellest praktilist kasu on väga individuaalne ja ta ei ole selline imerelv, nagu siin mõned ülevaated on nagu väitnud, et tegelikult on hea asi, aga natukene võib-olla ka skeptilisust tasub ära seal. Aga kui ta ei ole, ütleme, perfektne, olgu, kas mul tundub, et selle väga suur pluss, sellise tehnoloogia pluss on see,
et ütleme, kleebitav privaatsusfilter on mul alati peal. Ta on alati iga hetk, kas ma olen üksi kodus või olen lennujaamas, aga see on lülitatav, et kui ma ta lülitan avalikus kohas peale ja privaatses kohas maha, see ju toimib ja see nagu tundub on suur eelis. Sul ei ole pidevat kompromissi, on ju? Et see on see eelis just. Absoluutselt ja see kõik need aspektid ka on täielikult õiged ja et Samsung on, et see võimalus nendel väljadel seda muuta, äppidel seda muuta, see kõik ongi äge. Lihtsalt ainuke miinus, mille üle siin võib praegu siis natukene joriseda, ongi see, et tegelikult efektiivsuselt jääb lihtsalt nagu sellele päris kilele alla. Et kui te olete selline sari privaat sisuvaataja, kogu aeg istute metroos, bussis ja mujal ja tahate tõesti sellist 0,5 kraadist nurka, et kui sealt üle juba läheb, et siis oleks kõik must, et selleks tuleb osta kile, et need selleks ei sobi, eks ole. Aga jah, kui sa niisugust juhuslikku parooli röövimist kardad, muidugi ta on hea omadus, aga jääbki õhku küsimus, kas ma nüüd selle omaduse pärast, et pagab, et nüüd ma ostan uue Samsungi, et lõpuks ometi siis kogu aeg ma tahtsin kilet ja ei tahtnud seda kleepida ja nüüd ma siis on Samsungi, ma seda ei usu hästi. Aga mis siis? Tegelikult sama viimane lause, mis Glen ütles, kehtib kogu selle telefoni kohta. Selge. Ma tahtsin küsida, et mis siis on see üks asi? Et mille pärast sa lähed poodi ja ütled, pagan, ma ostan. See, et kas see üks asi on väärt selleks, et minna sinna telefoni ostma poodi. Et mina käisin sellega siis lendamas ja lendasin Barcelonasse tagasi ja tegin Barcelonas pilti nii sellega, kui ka ühe konkureeriva ultranimelise hiinlasega, kui ka Honori Magic Pro 8 Proga ja mina ütleks, et loomulikult see Hiina Ultra on ikkagi kaamera maailmas praegu parim ja sellele Samsung enamasti vastu ei saa. No räägime sellest, ütleme paari minuti pärast äkki. Ja Honorile ka Samsung enamasti vastu ei saa, kuigi siin jälle tuleb mängu see Gleni alguses öeldud väide, et Hiina telefonid kipuvad kohati nagu ülepingutama töötlusega, eks ole, eriti kui sa pildistad nägusid ja teed portreepilte, mina nüüd väga palju ei tee. Siin on muidugi ka see vahe, et tegelikult see asi siin Euroopas ei ole üldse nii hull, kui see on Aasias, ehk siis samad telefonid, Xiaomid, Honorid ja muud hiinlased Euroopa turule mõeldud tarkvaras on palju vähem seda kunstlikku keeramist, kui on Hiina turule mõeldud tarkvaras. Ja kui sa impordi Hiinast või Aasiast Hiina turule mõeldud seadme, siis asi on päris hull, eks ole. Aga jah, ta on igal juhul rohkem, et selles mõttes sellist kunstlikku töötlust ja AI-d on Samsungi telefoni pildis kindlasti vähem. See on hea, mõnes mõttes on või kohati, enamasti on see hea, mõnes mõttes on see halb, sest et näiteks suure zoomiga, kui sa teed nagu 50 koos zoomiga pilt, tahad lugeda mingit silti, siis ülimalt tõenäoliselt Samsungiga saad udukogu ja Xiaomi ja Honoriga sa saad loetava pildi ja Pixliga saad sa veel paremini loetava pildi, eks ole. Nii et selles mõttes seal on miinuseid, aga nagu tegelikult mis mind nagu pani, kui ennem Glen rääkisin põhikaamerast, põhikaamera on endiselt nagu väga-väga hea, kuigi see sensor seal sees on mitu aastat vana ja ei saa mina aru, miks Samsung ei ole seda vahetanud, sest Samsung teeb tegelikult ise uuemad sensorit ja müüb seda konkurentidele. Nii et see on nagu omapärane lähenemine. Ja teine asi ongi siis need zoom-kaamerad, et on endiselt 5-kordne optiline zoom ja 3-kordne optiline zoom ja 5-kordse zoomil ja põhikaameral on siis, eks ole, parem objektiiv ees, suurem ava ja 5-kordse zoomil on ka algus öelda, et periskoopi asemel on tavaline otseoptika, tegelikult on endiselt periskoop, aga see periskoop on siis hoopis teise lahendusega, et Prisma on nüüd otse vastu objektiivi, mitte ei ole enam eraldi ja see annab ka natukene valgust jõudu juurde. Ja see tuleb kõik välja ööpiltides, mis on tõesti nagu paremad kui eelmise aasta mudelid, aga nad ei ole paremad kui enamus konkurente. Või ütleme nii, et nad on sarnased võib-olla mõnes mõttes, karakteri poolest erinevad võib-olla, aga nagu kvaliteedi mõttes ja müra mõttes. Müra on ikkagi palju ja Samsungil on eriti hämaras ja Samsungil on see häda, et nad endiselt nagu on see kuidagi päästik on aeglane või selliste lemmikloomade ja laste püüdmine on keeruline, eks ole. Seda nad pole ikka ära parandanud. Mulle isegi tundub, et Pixel 9 on muide päästiku mõttes kiirem niimoodi panin korra kõrvuti, olgu, et on aeglusem teha. Et see on mingi Samsungi eriomadus ja ma ei saa aru, miks see nii on, et natukene saab seda parandada, kui laadida alla see kaamera äpisse kaamerasse istab tal, mis see lisamoodul, mis selle üks valik on seal, mis seda natuke parandab. Aga kõige kehvem asi on ikkagi see, et tal on Samsungil on endiselt 2 zoom-objektiivi, 5-kordne ja 3-kordne ja see 3-kordne on see aasta veel kehvem, kui ta oli eelmine aasta, see on 1
jagatud 3,94, ühesõnaga nagu väga-väga väikse sensoriga, veel väiksema kui eelmine aasta. Ehk sama sensor, mis on tavaliselt S26 ja S26 plussil ja see on ikka ajast nagu meeletud maha jäänud, sest sama sensor kasutas 6 aastat ja näha on, et kõik konkurendid tegelikult lähevad teist teed, et võetakse ära väike optiline zoom ja pannakse võib-olla pikemad zoom'i tehakse ka neist väiksemaks. Apple tegi ka ju 5-kordse asemel 4-kordse, tegi sensorid suuremaks, eks ole, ja hiinlased teevad sama asja, nii et tegelikult ma arvan, et Samsungil on aeg see 3-kordne optiline zoomiga sensor saata pensionile, sest et see põhiline 200 megapiksliga suure sensoriga põhikaamera teeb ka 2-kordse, isegi 3-kordse kropiga piisavalt head pilti normaalse valgusega, et sul tegelikult ei ole seda väikest imepisikest zoom sensorit vaja, hoia see raha kokku, pane sinna suurem nagu natuke pikem zoom sensor ja ühest piisab, eks ole. Ja ülilailinurk on sama, mis eelmine aasta ja see teeb enam-vähem okeid pilti, sest eelmine aasta oli ta märgatavalt parem kui eelmine aasta ja see on nagu okei. Selfie kaamera on sama, mis eelmisel aastal, aga lähed sees on veidi laiem ja mahub pildi peale rohkem, nii et see on ka nagu muutunud. Aga üldiselt ma ütleks, et kaamerad on okeid, aga 1500 eurosest telefonist ma tahaks saada paremat kaamerat, lihtsalt nii lihtne see ongi. Ei vaidleks, hinnasilt on seal krõbe, selle eest sa saad muidugi väga palju protsessori võimekust, et ta on tõesti kiire telefon, aga no jällegi sama kiire kui enamus konkurenteks, kuigi seal on sellest Qualcomm'i protsessorist Samsung eriversioon, aga see eriversiooni eelise paar protsenti rohkem jõudlust tuleb välja siis, kui sa ikka seda nagu meeletult push'id mingites meeletutes asjades, eks ole. Tavakasutuses see tegelikult väga välja ei tule. Et kui ma vaataksin sellist üldse nagu jällegi astuks sammu tagasi, vaataks korra laiemat pilti. See ongi natuke keeruline täna kõikidel tootjatel, kes kasutavad Androidi, sest nad kasutavad tegelikult sama opsüsteemi, et millega nad nüüd eristuvad, et mida nad teevad siis teisiti. Kas nad teevad mingisugust rauda, riistvara teisiti või nad siis proovivad mingit imepärast tarkvara teha teisiti. Ja Samsung on ka kuidagi, ma nüüd isegi ei oska öelda, kas see on nagu hea või halb, sest kindlasti on Samsungil palju andunud kasutajaid või öelda siis natukene vähem poeetiliselt lihtsalt inimesi, kes on harjunud Samsungi heas või halvas mõttes kiiksudega. Et Samsung nendest hoiab visalt kinni. Üheks nendeks on need samad nupud, mis on seal ekraani all servas, eks ole, kui te võtate täna Samsungi telefoni, siis on see vist ainus telefon maailmas, kus endiselt nagu vaikimisi tulevad need samad nupud, sest need nupud on olnud seal Samsungil Androidi algusest peale ja tõenäoliselt inimesed, kes siis kogu aeg neid nuppe on vajutanud ja on jäänud Samsungile truuks, need ei kurvasta üldse, sest need vanad head nupud on tagasi. Aga sellised inimesed nagu meie ja võib-olla ka paljud teised, kes kasutavad nüüd ammu, mis iganes muid telefone, olgu need siis Google'id või iPhone'id või ka hiinlased, on ammu harjunud nagu viipama üles, alla ja tagasi ja neid nuppe ei ole. Loomulikult sa saad need Samsungi need nupud seda ära võtta ja võib-olla see ongi see strateegiline käik, et need Samsung teab, et tema kasutajad tahavad nuppe, seal on kogu aeg need nupud. Probleem ei ole mitte nuppudes, probleem on selles, et kõik teised tootjad telefoni esimese seadmestamise ajal annavad sulle sellise ekraani, kus nad küsivad, kas sa tahad nuppe või viipeid. Samsung ei küsi seda. See on nagu see. Kui üldse nendest muidugi rääkida, kus need viiped üldse tulid, et tegelikult ju vanemad inimesed tõenäoliselt kõik mäletavad, et Androidil vanasti olidki lausa ju füüsilised nupud nendel telefonidel all, need oli 3 tükki, seal oli siis tagasi, koju ja siis 3 oli see ja multitasking või mis see multitegumi halduri ekraan, et need olidki füüsilised nupud ja iPhone'il ju ka teadupärast oli väga pikalt seal all see sama üks suur nupp, mis läks koju, et tegelikult nupud olid meil kogu aeg olemas ja muide esimene telefon, kui ma nüüd ei eksi, kes nendest nuppudest loobus, kas te teate, mis telefon see oli? Sa mõtled, räägid mingit Nokia Lumiast äkki lausa või? Ei, sellel ei olnud nii või? See oli Nokia N9. N9 just. Jah, see tuli aastal 2011. Ta oli majas sees, sest siis tulid veel tagasi nupud ja siis tuli see iPhone'i see viipamine, mis tõi ka Androidi. Viipamine tuli ikka väga mitmeid aastaid hiljem, et tegelikult N9 oli esimene telefon, mis oli täiesti nupuvaba ja alguses tundus, et oot, kuidas sellega saab üldse asju ajada, aga sellega saigi asju ajada täpselt niimoodi viibates ja see viipamine on täna jõudnud nüüd igale poole, nii et sealt sai see alguse, et see on hea, et Samsung võiks seda siis nagu mitte niimoodi peita, et seadetest tuleb seda otsida. Teine või kolmas asi, kus ma tahtsin ka natukene veel siin räntida, kui kasutada ingliskeelset terminit, on Samsungi vaike klaviatuur. Mis see eesti keeles on? Viriseda või? Kaevelda. Kaevelda ja halada. Et see on Samsungi vaike klaviatuur. See ei puuduta nüüd üldse ainult seda ultrat, vaid ma ei saa kuradi pärast aru, miks Samsungi vaike klaviatuur on selline, et normaalne inimene toksib seal kõik sõnad valesti. Sest see klaviatuur on pehmelt öeldes kirbusitt. Nad on mahutanud sinna numbrirea, nad on lükanud kuidagi
panesingi need klahvid kokku, kui ma panen sinna kõrvale mingi normaalse klaviatuuri, siis lihtsalt sama suurel ekraanil on klahvid palju suuremad kui Samsungi klahvid. Muidugi ma saan panna Androidile mingi teise klaviatuuri ja ma seda ka kohe teeksin. Sa saad ka Samsungi klaviatuuri suurust muuta. Ühesõnaga, see on see sama küsimus, et ma võib-olla saan nagu kõike teha, aga see on sama hea, et ma ostan omale auto ja siis kui ta kogu aeg sõidab sirgel teel kraavis, ma ütlen, ma saan ju rooli lati polte keerata, et mine keera nüüd siis otseks. Ma arvan, et siin taga on jälle mingisugune research, kus Samsung on jõudnud jälle, et just sellist layouti või sellist suurust enamus inimesi eelistavad samamoodi nagu nuppudega, eks ole, et see on harjumise küsimus. Ma olen sinuga nõus, et mina eelistan ka Gboardi ja ma pean seda paremaks klaviatuuriks, aga on terve hulk inimesi, kes eelistavad Samsung klaviatuuri, inimesi on päris palju. No jaa, see oligi see sama laiem teema, et Samsung tõenäoliselt peabki ju vaatama oma mingit fännibaasi, ta peab nagu millegagi eristuma ja võib-olla kui sellele halamisele veel panna veel üks punkt juurde, on see topelt äppide teema, et endiselt on seal Samsungi mingi brauser ja see kuidagi on selline, et ma saan selle koduekraani ja ma pean hakkama kohe nagu tegema kevadist suurpuhastust. Kaks asja siin jällegi, ma olen jällegi sinuga nõus, et topeltäpp on palju. Kaks asja, mis on määrivad mainimist, on, kui õiget pidi sõnu öelda, on esiteks see, et Bixby on tagasi, ehk siis nüüd on meil ka 2 assistenti jälle ja tegelikult võiks olla ka 3 assistenti, sest et Ameerika ülevaated räägivad päris palju ka Perplexitist ja kuidas sa selle saad panna vaikimisi assistendiks omale ilusti sinna ja see on vaikimisi sees. Mina küll Euroopa versioonis Perplexit kuskilt ei leia, aga Bixby on ka Perplexiti nii-öelda toega targemaks saanud. Ainult häda on see, et ta endiselt ei räägi normaalselt eesti keelt ja kõik, mida sa talle öelda tahad, et ta oskab erinevaid seminaist juhtida telefoni ka, et panna heli tugevamaks, ekraani järedamaks, aga kõike seda inglise keeles tegema, eks ole. Ja teine asi, kui sa mainisid brauserit, siis ma julgeks väita, et Samsungi brauser on parem kui Chrome, aga see on maitse. Kuulge, aga räägime korra nendest assistentidest. Mul on ikka põhiküsimus, et kas teie, kes te seda S26 Ultrat Eestis testisite, saite ka juba ligipääsu Gemini siis nendele taskidele või ülesannetele, kus sa saad talle öelda, et kuule, telli mulle takso, tahan minna lennujaama. Ja ta avab sulle õige äpi. Testimise ajal ei saanud, sest et see tuli välja kas üleeile või eile ja ma ei ole jõudnud veel vaadata, aga selle, kui ma seda testisin ja kirjutasin, siis seda veel ei olnud. Et see peaks siis toimima teoorias niimoodi, et ta juhib su telefoni ekraani ise, et sul on nagu assistent. Tundub kohmakas, aga samas äkki on abiks. Me saame seda veel kindlasti proovida, aga sel hetkel, kui ma seda telefoni testisin, seda funktsiooni veel laivis ei olnud. Mina ei jõudnud üldse nii kaugele minna, tahtsingi just meilist kiusata selle küsimusega ka, et kas ta jõudis seal neid now nudge ja siukseid asju vaadata. No nudge'iga on see sama asi, et esiteks on see, et mul ei olnud nagu väga palju võimalusi seda testida sellepärast, et mul ei olnud nagu sellist sisu. Teine asi on see, et kui meie sinuga, Glenn, räägime omavahel WhatsAppis või kuskil ja sa ütleb mulle saada need pildid, mis sa minust teile tegid, siis eesti keeles ta sellest aru ei saa, eks ole. Et sa pead seda küsima mingis keeles, et see on nagu üks asi. Neid pilte muidugi ei ole ka palju, mis sa minust teile tegid. Ja, see on lihtsalt teoreetiline situatsioon. Või see, et kuule, et kas sul on homme kalenderis kell 12 vaba, et teeme lõuna, eks ole, siis ta samamoodi, et ta ei saa sellest eesti keeles küsimusest aru. Aga kuule, kas seal ei ole veel sellist piirangut ka, et kas selleks ma ei pea kasutama seda Samsungi klaviatuuri, mis sulle ei meeldi. AI on ehitatud klaviatuuri sisse, jah. Et samamoodi ka Google'il on mõned AI asjad, näiteks TikTok on ehitatud või kõnetekstiks on ehitatud klaviatuuri sisse, et see on jah, on leidnud selle lahenduse, et kuidas siis saada see tööle koos teiste äppidega, mis ei ole Samsungi omad, eks ole, siis kõik need äppe kasutusse klaviatuuriga, et see on kaval liigutus. Aga tulles veel tagasi sinu Bixby kommentaari juurde, siis kas Bixby, said sa aru, on mingi olukord, kus sa peaks eelistama Bixbyt Geminile või ütlema ja sain aru, nende kordadel, kui ma tahan häälega juhtida telefoni, mida Gemini teha ei oska, ütlen, et kuule, et pane ekraan natuke tumedamaks, siis Gemini ütleb, et sorry, aga ma ei saa seda teha, aga ma saan sulle öelda, kus kohas see koht seadetes on, eks ole. Ja Bixby ütleb okei, ja ekraan on tumedam. Ainult, et eesti keeles ta sellest aru ei saa. Tahtsingi just küsida, et siis ikkagi sina peaksid inglise keeles siis Bixby'ga suhtlema ja... Ta isegi saab aru sellest, kui ma ütlen, et hey Bixby, my screen is too bright ja siis ta ütleb okei, I lowered your screen brightness, aga mitte eesti keeles, jah. Kas see siis tähendab sisuliselt seda, et sa ütled siis, et hei Google, open see YouTube ja siis ütled hei Bixby, raise volume ja sa pead kogu aeg nagu suhtlema kahe jah, et seal on erinevad assistendid ja sa saad valida ühe või teise oma vaikimise assistendis ka, eks ole, et seal on nagu, see on natuke skisofreeniline on see asi, et nad töötavad eraldi. Üks asi, millest me ei rääkinud, millest me peame rääkima on, kui me rääkisime siin magnetitest, siis tegelikult me rääkinud akust.
et aku on endiselt sama, mis ta oli 5 aastat tagasi, eks 5000 milliamprit, mitte midagi pole muutunud aku mahtuvuses, mis on kurb, sest et hiinlased panevad siin meil sama suurtesse telefonidesse 10 000 milliamprisid akusid, eks ole, ja normaalsed hiinlased, tavatootjad panevad siin 7000 mille akud kestab kõvasti rohkem. Samsungi kiituseks tuleb öelda seda, et nad on sellest suhteliselt tagasihoidliku suurusega akust välja pigistanud väga hea kestvuse, ehk siis optimeerimine on neil väga hea olnud ja S26 Ultra aku kestab 10% kauem kui S25 Ultra aku kestis ja saab väga, väga ligidale sellele samale Hiina Ultrale, millest me varsti räägime, nii et selles mõttes aku on endiselt väike, mis on kehv, aga nad on sellest väga palju välja pigistanud eluiga. Muideks magnetitest rääkides üks huvitav asi on veel see, et Samsung ise teeb ka ju siis neid magnetitega ümbriseid ja uue akupanga tõi magnetiga välja uue laadija. Aga magnetring või seal rõngas on sellise koha peal, et selle telefoni kaamera moodul ulatub nii pikalt alla, et enamus näiteks akupankasi, mis on tehtud iPhone'i jaoks või teiste magnetiga asjade jaoks, need akupangad ei lähe siia külge, nad ei hakka laadima normaalselt, et sul peab olema Samsung teeb selleks spetsiaalse ükse kumera ülemise äärega akupanga, sest et nad on lihtsalt kaamera mooduliga selle magnetite kasutamise üsna keeruliseks teinud, mõne asja puhul võimatuks. Muide, aga kas seal Meelis oli ka võrdlusmomenti, no mul on mälus lihtsalt võrdlusmoment, et kui eelmine S25 Ultra ekraan oli nagu erakordselt must ja mitte peegeldav, siis mulle nagu tundub, et see uus ekraan ei ole nii must ja peegeldav rohkem. Sul on õigus, nad on toonud ohvriks sellele privaatsusekraanile peegeldusvastase katte. See on endiselt alles ja see on endiselt suhteliselt hea, aga ta ei ole nii hea, kui ta oli eelmine aasta. Ta on sama hea, kui ta oli S24 Ultral. Ja. Ta on parem kui konkurentidel, aga ta on kehvem kui eelmine aasta. Ja tunduvalt ikka, sest piksli kõrval ma mäletan, et ennem oli kontrast kuidagi väga suur, et S25 Ultra tõesti tundus nagu selline must auk, ütleme nii, et seal nagu ei tulnud valgust tagasi. Aga S26 on ikkagi nähtavalt see, ta ikka nagu peegeldab. Hiinastega võrreldes on ta ikkagi parem. Kuulge, aga me peame oma sektsioonid kokku tõmbama, sest et need, kes tahavad. Ma ütlen lõppkokkuvõtteks seda, mis järeldusele ma jõudsin tegelikult testi lõpus, et see telefon maksab, ta on uus, ühtegi uut Androidiga telefoni tohiks osta kohe, eks ole, need hinnad kukuvad paari kuuga kindlasti päris palju. Aga 1500 euro eest seal ei ole piisavalt palju uuendusi, et aku on natukene parem, kaamerad on mõnedes kohtades natukene paremad, eks ole, see privaatsusekraan on, kõik see on nagu mingisugune edasiminek, aga minu arust on ikkagi see telefon on nagu stagnatsiooni muster näidis, kus Samsung lihtsalt ei taha või ei julge teha innovatsiooni ja selle najal mina ütleks seda, et kuigi tarkvara on väga hea endiselt Samsungi, mulle väga meeldib, see tarkvara saab ka mujalt, ehk siis mina praegu ostaks pigem 500 eurot odavamalt S25 Ultra, mis on väga sarnane telefon enamus omaduste poolest, kui see privaatsusekraan ei ole mu jaoks oluline ja see jõudluse, tippjõudlus, eks ole, see 40% võimsam protsessor tavaolukorras sa ei tunneta seda. Kohe tuleb välja tarkvara uuendus, mis enamus nendest nutikatest asjadest, mis sel aastal juures on ka, mitte vist kõik, aga enamuse toob ka S25 Ultrale ja hoiad 500 eurot kokku, eks ole, 6 aastast ikka veel tarkvara tuge. Ja teine asi, kui sa tahad nagu endiselt sul on 1500 eurot tahad telefoni osta, siis mina ostaks hoopis Fold 7, mis on volditav ägedam telefon. Kaamerad on küll veidi kehvemad, aku on natukene lahjem, aga lihtsalt nagu palju ägedam telefon. Need aspektid ongi sellised, mida keegi peab oluliseks, et ma tahan näiteks vähem peegeldavat ekraani, siis ma saan isegi odavamalt mõnes mõttes parema ekraani, aga teistpidi, kui ma tahan sellist imepärast videostabilisaatorit, mis hoiab pilti kogu aeg sirgena või kas või seal mingit seda koodekit, siis võib-olla just ma ruigan rõõmust, et lõpuks on see olemas S26-l, et nagu ei saa nagu päris, kuidas ma ütlen, ma ei tahaks nagu päris öelda, et Samsung pole nagu midagi teinud, ta on ikkagi teinud küll üks jagu. See on hea telefon, kas ta on väärt seda hinda. Aga jah, et ta on võtnud ka siit ja sealt hoidnud kokku ja mõned asjad on sellised natuke küsitavad uuendused ja siis jääbki see ülejäänud otsustada, mis sa sinna oma oluliste asjade listi paned. Minu jaoks ma tegelikult toon siia veel pikendan seda vestlust, toon ühe mõtte veel, mis ma seal ülevaates välja tõin, et Samsungi jaoks kõige suurem probleem on see, et mis saab turu osast, ehk siis kui ta samamoodi oma fänne nagu muideks ignoreerib, eks ole, ja hoiab sellist konservatiivset joont, siis see ei saa nagu kaua kesta, sest et... kas ta ignoreerib, ma vaidlen vastu, et ta ju ignoreeri, nupud on alles, klaviatuur on sama halb, et ta ei... Okei, ma ütleme niimoodi, et inimesi, kes ultrat ostavad, ehk siis nagu tehnikateadlikke
inimesi, kellel on raha. Et probleem on tegelikult selles, et kuigi jah, Hiinase turuosa on neil marginaalne, kes teevad paremaid asju ja Samsungi turuosa on oluliselt suurem, aga Samsung on sel aastal kõvasti turuosa kaotanud Apple'ile ja kui nad ei võta jalgu kõhu alt välja ja ei hakka liigutama ennast, nad kaotavad turuosa Apple'ile veel ja see ei meeldi mulle üldse, ehk siis me tegelikult tahaks, et Samsungil läheks hästi ja konkurents oleks turul tugev ja see oht on, et kui sellest liiga hiljaks jääd, sa kaotad nagu palju. No täna ongi ju meil, kui hiinlased välja jätame, ongi põhimõtteliselt ainult Pixel ja Samsung Androidi maailmas ju mitte hiinlased, kes on sellised tõsiselt võetavad, et Sony on kuidagi vaikselt üldse nagu ja, rohkem polegi. Ära läinud. Nothing, eks ole, mis on, kas on hiinlane või ole hiinlane, aga ta ei tee ka tipptegevuse telefone. Millega kõik, ma saan aru, et me lõpetamegi selle rubriigi kohe ära, aga just ütlen, et üks selline ka nagu näiliselt väike asi, aga ilmselt muidugi see on kõikidel telefonidel vist välja arvatud Pixel kipub see nii olema. Et kui ma praegu vaatan seda telefoni laua peal, siis ta ikkagi ju, ta ju logiseb meeletult, sest see kaamera moodul on nii kõrge ja ta on seal nurgas. Eksid, see on selle telefoni eriomadus. Kas sa ütled, et see logiseb rohkem või? Ja see logiseb rohkem kui eelmine aasta, jah. Sest et telefon ise on õhem ja kaamerad on rohkem väljas. See on ultrat eriomadus, kui sa võtad kõrvale Hiina telefoni, millel on ümmargune kaameramoodul, mida ma siin praegu teile näitan, mida kuulajad ei näe, siis see ei logise praktiliselt üldse. Ta on küll natukene nagu ülemine ots on rohkem püsti, aga enamus Hiina telefonid, millel on selline ümmargune suur kaameramoodus, need on nagu üsna stabiilsed laua peal. Pixeli disain või võime seda nimetada ka tänapäeval iPhone Airi disainiks, sest selline horisontaalne kaameramoodul on minu arust parem lahendus, sest et magnetiga asjad mahuvad sinna paremini ära, eks ole, stabiilsed, see on mitmeid eeliseid. Kuulge, aga Samsung 26 Ultra oli selline telefon nüüd siis, vaad leti hind on tegelikult ju, sa ütlesid 1500, aga leti hind on 1700 500 gigabaidisel mudelil. Ja see on müügil, aga nüüd on sul Meelis kohe võimalik. 1500 on siis 256 mäluga versioon. Ma ikkagi saa jätta kommenteerimata, et mõtles, ütled 1500 või 1700 alles eelmises saates me rääkisime MacBook Neost, mida saad 600 euroga, et kuhu on jõudnud telefonid, see on ikka päris lugu. Ja see on uus normaalsus, sest et sama hinnaga on Xiaomi 17 Ultra, millest me kohe räägime, sama hinnaga on iPhone 17 Pro Max, eks ole, 1500 eurot on uus normaalne telefon. Võtagi kohe järgmiseks. Kas see meeldib meile mitte ja kas me peaksime nii palju telefonist maksma, see on teile küsimus. Kas hiinlased pakuvad nüüd parema hinnaga paremat kvaliteeti, kui võtta kõrvale Xiaomi 17 Ultra? Sa tahad kohe kiiret ühelauselist vastust? Alusta ühest lausest ja siis ma ütlen sulle kiire ühelauselise vastuse. Xiaomi 17 Ultra on oluliselt parem kaamera kui Samsung S26 Ultra, aga S26 Ultra on oluliselt parem telefon. Väga hea kokkuvõte. Aga millest see kaamera, ütleme natuke detailidesse minna, et millest see kaamera paremus just avaldub? Xiaomi on teinud mitu uut asja. Esimene uus asi on see, et tal on samamoodi nagu eelmine aasta on ta ainus suurem tootja praegu turul, kellel on kasutusel ühetolline sensor või ühetolline klassi sensorist on ühetolline, eks ole. Teiseks on see, et nad on vahetanud sensori tootjad Sony asemel nüüd kasutusel Omnivision ja põhjuseks on see, et Omnivision on esimene, kes teeb siis ühetollist low-fig sensorit. Ma ei tea, kas sina tead, mis low-fig tähendab? Mingi low-fig, kõik on madal. Ei ole tegelikult, see on mingi lühend, aga see tähendab põhimõtteliselt seda, et siis selle sensori all olev või see elektroonika osa salvestab rohkem elektroone, eks ta suudab ilma piikimata või ilma nagu highlight'e või siis neid madalaid ja kõrgeid või helede tumedaid osi üle valgust või alavalgustamata salvestada rohkem elektrit. Ehk siis ta põhimõtteliselt teeb HDR ilma HDR-ita, ehk ta dünaamiline ulatus on oluliselt suurem, kui on konkureerivatel sensoritel, vähemalt väidetavalt tehniliselt, eks ole. Ja kuulujutud räägivad, et ka Samsung ja Sony hoolega tegelevad low-fig sensorite tootmisega ja ilmselt nende järgmise aasta mudelitel on siis paljudel telefonidel, kuna Sony ja Samsung toodab ka teistel, eks ole, on samad sensorid sees või sarnase põhimõttega. Muide, see ütlen siis enda ja kuulajate harimiseks, see maagiline sõna, millest me räägime, on low-fig ja see tähendab lateral overflow integration capacitor. Väga selge. Ühesõnaga lihtsalt teada, et see on teoreetiliselt oluliselt parem kui varem. Ja teine suur uuendus, mida nad on teinud, siis on see, et kui Samsungil me just rääkisime, on 2 zoom-kaamerat, eelmise aasta Xiaomi Ultra oli ka siis 3-kordne ja 4,3-kordne vist, kui me mind ei peta, siis sel aastal on Xiaomil 1 sensor, 1 moodul, 1 periskoop, aga selle ees on mehaaniliselt liikuv
objektiiv, mis on 3,2 kuni 4,3 korda ehk 75 kuni 100 millimeetrit ja selle eelis on tegelikult see, et mõlema zoom kaamera puhul on sul kasutada sama suhteliselt suur f/1.4 sensor, eks ole. Ehk siis sul ei ole see, et nagu Samsungil, et väiksemal zoom kaameral on ülipisike sensor kasutada, vaid seal on nagu ikkagi ja lõpuks on siis kolmas nagu salarelv on Xiaomi puhul on see Leica pilditöötlus ja Leica poolt Leica mingite maagiliste katsetega objektiivid, mis peaks kõike paremaks tegema ja loomulikult siis see emotsioon, kasutad neid Leica filtreid ja kujutad ette, et sul on Leica kaamera taskus, eks ole. Ja tõepoolest, see kaamera teeb väga häid pilte ja ma arvan, et see teeb kõige paremaid pilte, mida praegu üks telefoni kaamera teeb, aga küsimus on selles, et kas sa seda näed, eks ole. Et kui sa oled nagu tõsine fotograafia fänn ja tahad teha kunstipäraseid pilte ja teha sellist tänavafotograafiat ja püüda varje ja mingisuguse huvitavaid detaile ja naudid seda, kuidas sinu subjekti taga olev taust on hägustatud nii, nagu see on päris kaameral, eks ole, ja kõik see on nagu loomulik, siis see on väga hea ja see on nagu suurepärane, see on tõesti parem kui kõigil teistel ja vähemalt nendel, mida mina olen proovinud ja samamoodi tuleb see eelis välja ka pimedas pilti teha, sest müra on nagu tõesti kõvasti vähem kui näiteks samas Samsungi kaameral pimedas pilti tehes, eks ole, ja kõik see on nagu hea. Aga samas ma pean ka ütlema, et kui sa nagu tõmbad telefoni taskust välja, tahad oma koerast pilti teha kiirelt, siis ega selle peale ei mõtle ja sellel ei ole siis nagu eelist, eks ole, et see küsimus ongi selles, et kas sa hindad seda eelist või mitte. Et see on tore, äge kaamera, aga paljud inimeste jaoks sellest ägedusest ei ole kasu. No samas, kui sul koer ikkagi pimedas jookseb, sest et ma muide siin sama taustal juba sain ka väga targaks, et tegelikult see keerulise nimega sensor, mis võib eesti keeles tõlkida siis umbes niimoodi, et tasapinnaline ülevoolemise integratsioon kondensaatorisse või midagi sellist. See tegelikult tähendabki seda, et kui tavalises sensoris juhtub siis jah niimoodi, et kui päike paistab piksli peale, siis sisuliselt piksel hakkab tootma elektrit ja elektrit lihtsalt tuleb nii palju, et seda ei olegi kuskile panna ja ta läheb siis selle kohta ongi väljend ka, et kas siis põleb ära, aga see ei tähenda seda, et piksel on füüsiliselt ära põleb, aga lihtsalt valge läheb nii valgeks, et seal ei ole enam rohkem infot, vaid ta on oma maksimaalse piiri peal, siis see Lumix sensoril tegelikult iga piksli kõrval on justkui pisike kondensaatorike ja tegelikult kui siis liiga palju tuleb valgust, siis selle asemel, et see üleliigne valgus nagu kõik ära põletaks ja piksli päris valgeks teeks, siis see üleliigne valgus pannakse nagu sinna väiksesse ämbrisse, sinna kõrvale kondensaatorisse ja see piksel ei põle ära, nii et jah, see jutt nagu sa Meelis mainisid, et HDR sisuliselt ilma mitme kaadrita, seda see Lumix sensor teeb, aga miks ta ongi nüüd äge, et ta teeb ka seda muide video puhul. Et kui tavalise video puhul ikkagi oli ju see probleemiks, foto puhul jah, teed mitu kaadrit, leebid kokku, teed seal tarkvara maagiat, saad selle ilusa HDR-i kätte, siis video puhul seda niimoodi ei saanud, aga vaat selle lateraalse overflow integratsiooni kondensaatori sensoriga saab seda teha ja siis reaalajas iga kaadri puhul ka videos sa näed siis ära põlemata päikest ja päiksekraatreid seal või mida iganes. Nii et tegelikult see on ikka ilma naljata täitsa kõva sõna see uus sensor. No teooria on küll, Meelis, kas sa ka pildistasid siis päiksekraatreid öösel või pimedas jooksvad koera? No ma just nagu ma enne ütlesin, et need tulemused mõned olid väga muljetavaldavad, aga kui mul on nagu telefon välja võtta kiirelt teha pilti või lihtsalt nagu ma tahan teha toredat pilti, siis ei ole väga palju kasu ja ma julgen isegi nii kaugele minna, et öelda seda, et see telefon, see kaamera on kõige kunstipärasem kaamera, mis nagu üldse on ja sellega saab teha väga ägedaid asju, aga ta ei ole kõige usaldusväärsem kaamera, et kui ma tahan nagu teha alati keskpäraselt okeid pilti, siis sellega ma arvan, et saab Pixel ja iPhone paremini hakkama selles mõttes, et 70-80% teeb see telefon ülihäid pilte ja siis 10% teeb ta nagu udusaid pilte, nii et nagu palju teiste kaameratel, et selles mõttes on see, et iPhone või Pixeliga ma saan rohkem kindel olla, et ma saan mitte nii hea pildi, aga vähemalt okei pildi. Aga jaa, et ta on väga kunstipärane, väga äge kaamera, mida on hea eksperimenteerida, kas ma selle kaamera eest nii palju maksta tahaks, on jällegi sama probleemi siin Samsungi puhul, eks ole, ja kui me võrdleme telefon nagu muud asjade puhul, siis aku on 6000 mAh, mida on jällegi vähem kui Hiinas, aga rohkem kui eelmisel aastal, aga samas Samsungi... Akut saab vist ka laadida mingi metsiku kiirusega, eks? No saab jah, aga muide me Samsungi puhul seda rääkinud, et Samsungi aku laadimine on juhtmega nüüd 60 vattini ja see on tõesti kiirem. Eelmine aasta laadis tund aega, see aasta läheb 45 minutit ja ka 30 minutiga saab
10 või 15% äkki rohkem kui eelmine aasta, nii et ühesõnaga, kui sul kiire on, siis on oluline, eks ole. Ja see laeb siis, Xiaomi laeb 90 vatiga maksimaalselt, mitte ainult Xiaomi enda laadijaga, vaid ka siis ühilduvate PPS laadijatega, eks laadijate valik on suurem. Ja aku on 6000 mAh, aga ta ei kesta, ta on 20% suurem kui on Samsungil, aga vahe ei ole 20%, vahe on võib-olla 5% või no maksimaalselt 10%, nii et tegelikult Samsung on efektiivsem oma aku kasutamise puhul. Ja jah, laadimisest rääkisime, laadimine on kiirem. Mulle ei meeldi sel aastal see, et see telefon on tehtud, ta on natuke õhemaks, aga on tehtud kandilisemaks ja ekraan on suurem kui eelmine aasta ja seda minu arust ebamugavam käes hoida kui eelmise aasta mudelit. Seda on ebamugavam käes hoida kui Samsungit puhtalt sellepärast, et ta on lihtsalt paksem, kuigi nad on täpselt sama suure ekraaniga, eks ole. Ja võib-olla mis veel tuleb mainida see, et ekraan on nüüd uuel tehnoloogial, mis on nagu omapärane, sest et kui me jällegi rääkides siin nagu sellistest tehnilist terminitest, siis enamus AMOLED ekraane ka praegu on kasutavad pentile matrixit, mis tähendab seda, et osad, ma mäletan mis värvi, aga mingid värvipikslid on väiksem kui teised. Ja Xiaomi'l on nüüd TCL-i tehtud uus ekraan, millel on siis RGB paneel, ehk siis kõik pikslid on ühe suurused ja nende pikslid omavaheline pitch või see pikslid omavaheline vahe on väiksem. See tähendab ka seda, et resolutsioon on väiksem kui eelmisel aastal 2600 korda 1080, 1280, midagi sellist. Ühesõnaga, et väiksem kui eelmisel aastal, aga kui sa selle peale vaatad 200 korda 2608, kui sa selle peale vaatad, siis tegelikult sa ei saa aru, et need pikslid või selles mõttes, et see resolutsioon on väiksemaks, ta tundub väga sarnane. Aga Xiaomi ise ütleb, et selle eeliseks on siis see, et tegelikult kontrast on üle kogu ekraani ühtlaselt parem kui konkurentidel, isegi kui see kontrasti maksimaalne nittide number on väiksem, siis tegelikult reaalselt tajutav kontrast on ereda väikse valguse käes parem ja samuti ka pilt on nagu see ühtlasemalt korrektsemate värvidega. Ma ei oska öelda, kui palju see tõele vastab või kui õige see on, ilmselt on, aga mina vaatasin otsa, vaatasin konkurente, vaatasin Samsungit, vaatasin seda, vaatasin eelmise aasta mudelit ja mõtlesin, et mina nagu suurt vahet ei näe, et ma ei näe seda, et see resolutsiooni madalam resolutsioon teeks pilti kehvemaks ja ma ei näe ka seda, et see kontrast oleks kuidagi parem, eks ole, et on nagu väga sarnane eelmise aastaga. Aga eks see on jällegi see, et mingid miinused, mingid plussid ja väidetavalt see uus tehnoloogia on ikka piisavalt hea, et ka konkurentid seda hakkavad varsti kasutama. Küll on aga see, et mis selles akusse puutub, siis mul tekkis mõte, et äkki see uus ekraan on see, mis seda akut rohkem koormab, et see vahe nagu Samsungiga on reaalses kasutus väiksem, eks ole. Tarkvara HyperOS endiselt kopeerib väga tugevalt Apple'it, nii klaasi kui Hyper Islandit või seda, mis iganes ta on selle iPhone'i selle kaamera ümber on see teavitustala, eks ole, ma ei tea, kuidas nimetatakse, seda nad kopeerivad väga hoolega. Ja mulle tundub, et kõik muud asjad jäävad nagu selle kopeerimise taustal ja ka teised asjad, et Maciga töötab paremini, kui sa installid sinna mingisuguse äpi ja iPhone'i ja Xiaomi vahetab kergesti vaile vahetada mingisugused, ühesõnaga nagu on väga nagu sellise Apple'i ökosüsteemi süvenevate inimestele üritavad meeldida, aga samas kõik muu on nagu alla jäänud sellele, eks ole, et kasutusmugavus on kindlasti kehvem kui Samsungil. Tõlkevigu eesti keele omasid on aastaid parandamata, samuti ka mingi väikseid muid bugisid on aastaid parandamata, et läheb vaikselt paremaks. Loomulikult on kõik need igasugused AI pilditöötlused ja muud asjad, mis on nagu täitsa okeid ja Gemini on muidugi igal pool olemas ja kõik see, aga ma ütleks, et kui ma võrdlen nagu... Aga nendel on ainult Gemini. Assistentidest ei ole seal mingi konkurentsi skisofreeni? Euroopas mitte, Hiinas on nende enda oma, aga Euroopas on Gemini. Ja mul loomulikult, kui sa tahad nagu... Aga kas seal need Gemini on nii-öelda piiramata? Mul meeldib Samsungi oma rohkem, jah. Kas piiramata Gemini nagu, kes suudab näiteks ekraani heledust muuta ja juhtida või ta ikkagi ütleb, et ma ise ei saa? Ei proovinud, aga minu teada seda ei ole ühelgi, et tal ei ole nagu nii palju õigusi sinna süsteemi sisse minna. Okay. Aga ma võin eksida. Eks lõpuks ja paljuski nagu, kui me jätame suured asjad kõrvale, milleks võib-olla on tõesti seal kaamerad või laadimised või sellised valdkonnad, mida sa nagu tead, jah, et kas ma nüüd seda tahan või ei taha, siis tegelikult nagu iga telefonitootjaga on mingid sellised väiksed mugavused. Mul nüüd üks tuli praegu meelde, mida nagu võrrelda, et kui ma võtsin selle Samsungi kätte, ma vaatasin, et midagi nagu teistmoodi, et huvitav, et mis see midagi nagu on ja see midagi oli see, et kui ma teen pikslil sõrmejäljega telefoni lahti, siis ta teeb sellise haptilise nagu niisuguse nagu klõpsatuse. Ja see on mulle sellega nii harjunud, nagu ma tunnen, et telefon avanes.
ja Samsung ei tee seda. ja selline pisikene asi ja ma olen sellega harjunud ja praegu iga kord, kui ma teen seda Samsungit lahti, mul on tunne, et ma tahaks seda klõpsatust sinna, sest et see kuidagi on nii loomulik, et aga noh, võib-olla kui sa seda klõpsatust ei tea, siis sa ei tunnegi sellest puudust, et mida ma tahan selle jutuga öelda, et tegelikult igal tootjal on mingisugused nagu asjad, kui ta neid võib-olla nagu teeb siis kas õigesti või need kuidagi satuvad käe sisse, siis need muutuvad oluliseks. Minu selline pisiasi on see, et Samsungi ja Honori telefonidel näiteks on, kui ma kuulan muusikat või podcasti, ma tahan edasi minna, hüpata järgmise loo peale või nagu edasi, siis see muusika vidin on seal ekraani suhteliselt all osas ja mu näpp ulatub sinna väga mugavalt, aga Xiaomi'l ja mitmel teisel tootjal on see kuskil üleval, OnePlus näiteks üleval ääres, ma pean selleks võimlema, eks ole, et see on nagu samasugune pisiasi, aga mis mind nagu häirib, et see on jällegi eelistuse küsimus, eks ole. No on, et ega võib-olla paljusid neid asju sa isegi enne, kui sa lähed telefoni ostma, sa võib-olla nagu ei teagi, et ega seda ongi väga raske nagu sa ei tule selle peale. Nojah, et kas üldse peaks selle tähelepanu pöörama ja selge see, et lõpuks kas sul telefon nüüd klõpsatub lahti tulles või mitte, see ei muuda kuidagi maailma. See ei ole ka asi, mis on tähtis ja see on harjumise, selle karjub ära, eks ole. Et sa võidki öelda, et see ei ole tähtis, aga noh, siis kasutame väljendit päeva lõpuks, et mis siis on üldse tähtis, eks ole, võib-olla elu koosnebki väikestest asjadest lõpuks. Aga noh, tähtis on see, et see telefon, see Xiaomi telefon maksab ka 1500 €, eks ole, nii et selles mõttes jällegi, et kas ta on seda telefon, kaamerana on ta, kui sa oled selline inimene, kes tahab nagu parima kaameraga telefonis loomulikult, eks ole, aga kui sa tahad nagu lihtsalt head telefoni, siis mulle meeldib Samsung rohkem ja mulle meeldib Pixel rohkem ja ma ei ole kindel, paljudel meeldib ka iPhone rohkem, eks sama raha eest. Kuulge, aga vaatame, jõuame veel paar minutit enne saate lõppu rääkida ka millestki muust peale nende kahe telefoni ja vist võib-olla kõige tähtsam on korraks kajastada seda Google'i uudist Google Maps'i kohta. Et ise nad ütlevad või siis õigemini oli see vist keegi, kes sõnastas selle uudise, et kõige tähtsam uudis 2 miljardile Google Maps'i kasutajale. Et väidetavalt jõuab see küll erineva kiirusega vist inimesteni, et ka meil siin stuudios näiteks mõnesse telefoni on uuendus jõudnud, mõnesse osaliselt ja mõnesse mitte. Oleme konkreetselt Pixeli telefon, Android, Google ja seal ei ole seda uuendust, mis toimub, Hans, mis toimub. Küll tuleb. Ma arvan, 2 miljardile on korraga raske sisse lüütada, sest muidu serverid kärsavad läbi. Aga mõte on siis selles, et esiteks peaks saama Gemini abil kaardiga rääkida. Ja teine asi on siis parem navigeerimine. Gemini abil sai, kui see oli meil juttu sellest, et need uuendus tuleb, siis mina kuidagi arvasin kohe, et mis uuendust me üldse räägime, et see on just ka ammu olemas, sest et tegelikult Geminile said juba ajad tagasi öelda, et palun vii mind Viru hotelli ja siis ta ka avas Google Maps'i ja pani sinna asukoha ja asus navigeerima, aga nüüd on siis tulnud üks aste veel juurde, ma saan aru. Kui sa seda tegid, siis sa kaotasid nii-öelda selle Gemini kõrva, kuhu sosistada, et ta enam. Jah, siis avanes mulle Maps ja see Viru hotell pandi sihtpunktiks ja hakkas see kõik tööle ja Soome mees hakkas siis rääkima mulle, kuhu ma pean parajasti pöörama, et see on. Nüüd on nagu kaks osad. Esimene on, kui sa teed kaardi lahti, mis näiteks minu telefonis ei toimi. Peaks olema, et ma saan küsida, et nii-öelda loomulikus keeles küsimusi, et kus ma võiksin, näide oli, mida ma ei saanud küsida, et kus ma võiksin laadida oma telefoni, nii et ma ei peaks pikas järjekorras ootama kohvikus. Ja siis ta otsib sulle kohviku, kus sa saad istuda ja laadida telefoni, kus on tema andmete kohaselt. Minul see ei toimi. Minul ei toimi selline see osa, seda Eestis või minu telefonis ei ole. Oota, kas siis ei ole seda osa, et ta ei tea, kus sa saad laadida või ta ei saa sinu küsimusest aru? Ei, mul ei ole seda küsimist, et kui mul on avan Google Maps'i, siis mul ei ole seda, et ma saan küsida midagi. Ja teine osa, mis näiteks minu telefonis on siis see, et kui sa hakkad navigeerima, siis sa saad Geminiga rääkida navigatsioonist. Ja see on nüüd päris huvitav, et esiteks ma saan lihtsalt öelda talle, sõida tööle või sõida koju või sinna. Ja siis see on nagu see, mis on päriselt teistsugune ja ka loeb, et autoga sõites ma ei pea telefoni näppima, vaid ma saan taga loomulikult rääkida, et kuule, et enne kui me tööle lähme, et käime läbi ka koolist ja tervisekeskusest sealt Pärnu maanteelt. Ja kohe ma ütlen ka tärnikesega selle asja lõppu, aga mida ma teeks täna hommikul proovisin ja siis ta küsib, ma leidsin Pärnu maanteel, see Magdalena tervisekeskus, kas sa mõtled seda? Jah, okei. Ja siis ma küsin, et kuule, mis järjekorras sa panid mul praegu, et kas ennem töö, kool või tervisekeskus või vastupidi. Siis ta ütleb sulle, et mis järjekord on ja siis ma ütlen talle, et kuule, ei, enne lähme kooli ja siis tervisekeskusse ja siis tööle ja nii edasi. Ja mis oli väga huvitav ka see, et tegin proovi, et lähme sihtpunkt oli määratud
mingi neist kohtadest, ma ütlesin, et lähme võtame ennem ühe kohvi. Ja siis ta muidugi teab Tallinna asukoht, ütleb, et ma leidsin mingi 29 kohvikut. Ja siis ma ütlen, et okei, aga valin neist kõige parem. Ja siis ta leidis Tallinnast kohviku, millel on Google Maps'i reiting 5.0 sadade inimeste poolt. Ja ma võin vist teha reklaami, sest et see kohvik on seal ära teeninud. Gemini ja Google'i arvates teie reitingute põhjal Tallinna kõige parem kohvik on Palace hotellis. Nii et siis me navigeerisime Palace hotelli enne kui läksime edasi. See on väga loomulik, sest sa juhid ju autot samal ajal. Ja mina proovisin seda kodulinnas, aga tegelikult ma kujutan ette, et eriti mõnus on see võõras linnas reisil olles. No siit tuleks samm muidugi edasi, sest enamik auto ja muid inimesi, kes liiklevad, kasutavad ju teadupärast Waze'i, mitte Google Maps'i, et seesama funktsionaalsus võiks ka just nimelt Waze'i jõuda. Waze on ju ka täna Google'i käpa ja tiiva all. Sest Waze'i puhul on ikka ju väga suur häda ja viletsus hakata sinna panema rohkem kui ühte lisapunkti ja siis läheb kõik kohe väga keeruliseks. Et see oleks küll väga teretulnud, sest ega auto navigatsioonis vist ma ei tea vist kedagi, kes kasutaks, nimetame siis Soome meheks seda Google Maps'i. Google Maps'is on tegelikult on ka liiklusinfo ju olemas, kõik on olemas, aga Waze'il on selline nõlda crowdsourced või nagu inimeste poolt jäetud kommentaarid asjad, mis on ja õnnetused. Ja igasugused liiklusohud ja muud asjad on väga hästi seal lahendatud. Aga ma pean nüüd tooma väikse tärnikesega, väikse lisa lahti ütluse ka, et sa rääksid Soome mehest. Et mina rääksin ameeriklasega. Ja see ei toiminud eesti keelest, ta ei saanud aru eesti keelest. Minul ei ole isegi mitte soome meest, vaid ma pean talle ütlema siis inglise keeles ja eesti keeles kohanimesid ta oskab inglise keeles väga hästi nagu järgi öelda ja ütleb Magdalena tervisekeskuse asjad, aga saab ta siis aru tõesti ka eestikeelsetest täitsa navigeeris, õiged aadressid, kõik. Aga ma pean rääkima temaga nagu ameeriklase. Sa pead ikka neid kohanimesid siis ka väänama nii, nagu see ameeriklane võiks neid. Jah, et ta saaks aru. Ja minu arust on see iPhone'i probleem, mida see Gemini iPhone'is on, ma ei tea, lokalisatsiooni piirangutega. Aga nagu ma tean sinu käest ja kõigi teiste Androidi kasutajate käest, seal on see soome mehe probleem. Et tuleb see Pekka. Pigem muide, Soome mees on täna selles mõttes jäänud küll visalt Google Maps'i alles, aga Gemini puhul on ikkagi juba tulnud ka Soome naine ja minu arust on seal veel kedagi lisandunud, et Gemini häältega on läinud olukord küll paremaks, et näiteks Kellas ei räägi mul enam Soome mees. Et Kellas on keegi teine naishääl mul siin tekkinud. Et see on parem, aga küll. Erinemas kohas erinevate häältega. Ja aga Soome mees on siis see, nimetan just mina seda Google'i juhiste jagajat. See, kes siis nagu tavaliselt Google Maps'is hakkab sind juhendama, see on ikkagi see vana hea Soome mees. See on see puhine see 200 meetri pärast. Mulle meeldib ikkagi kõige rohkem see, kui öeldakse, et pööra nüüd Tartu maanteele tänavale teele. No tänavale teele. Et see on nagu klassikaline Google Maps'i navigatsioon, et aga kas see on sul, Hans, siis sa kasutasid nüüd inglise keelt, sa ei kuulnud seda tänavale teele? No mul ei olnud jah, et minu arust on see väga suur muudatus ja uudis ja eriti ma tahaks seda nagu reisimise aega proovida, sest ma ei tea selle linna, kus ma reisin kõiki eripärasid, aga Google Maps on tüütu, sa otsid sealt miljoni filtriga mingit asja ja niimoodi navigeerida, ülimugav. Kui nüüd saaks selle keele asja ka nagu ära. Sa pead muidugi osaldama, et ta annab sulle õigeid soovitusi, eks ole. No tegelikult siin ei olnudki väga ammu minust ka, kui mina sel teemal ka räntisin siis või halasin, et just võiks siis need nutiassistendid, olgu siis see ChatGPT ja Gemini näha minu asukohta ja siis selle baasil üldse mulle asju öelda ja teha. No, see ongi see, et me olemegi siia jõudnud, et põhimõtteliselt Gemini teadis seda ka juba enne, kui sa talle ütlesid, et palun vaata, kus ma olen. Aga see aga tal nagu katkes see sessioon ära. Ja ta andis siis nii-öelda otsad üle Maps'ile, et vaata ja tee sealt. Aga tõesti nüüd siis piltlikult öeldes ma lähengi reisile siis koos selle asemel, et võtta 2 jalaga kaaslane, ma võtan siis telefoni omale kaaslaseks ja ta on väga hea reisikaaslane, ma saan taga siis rääkida, kus on parim kohvi ja kus on parim vaatamisväärsus. Kui seda veel teha Google selles CarPlay kaudu Google Maps'is või Android auto kaudu, eriti lahe ja natuke kannatust vaja, sellepärast et minu telefonis ilmus ühel ilusal päeval Eestis,
ma saan aru, Glen, sina veel ootad ja ootan, jah. Google ütleb, et see on lähikuude jooksul jõuab globaalselt siis kõigini. Pagan selle koha pealt muidugi juba tänast saades üldse palju halan, ma halaks juba ette, et Google nagu lubab kõiki asju tuua lähikuude jooksul ja mida ma kõikide asjade juures mõtlen, on see näiteks Gemini jõudmine nendesse Google'i nutikõlaritesse, mis on kodus. Et sinna jõudis ta juba, ma ei tea millal, eelmisel aastal ammu jõudis ta Ameerikasse ja siis ta lähikuudel pidi jõudma igale poole globaalselt ja no ei ta jõua, et see Nest 2 kõlar on muidu kõik väga hea ja tore, aga seal on täpselt seesama vana hea Google assistent. Ei jõua ehitada neid andmekeskuseid nii kiiresti ja servereid panna, kui inimestel vaja oleks. Nii et jah, millal siis mina saan öelda, et vii mind sinna parimasse kohvikusse linnas, ma ei tea, ma pean sinuga konsulteerima sel teemal siis. Vaatame, kas me saame kokku samas, kui me mõlemad navigeerime parimasse kohvikusse, kas me kohtume samas kohvikusse. Kuulge, aga meie halamise aeg on läbi, sest et tunnikas oleme juba rääkinud. Me tahaksime halada edasi nädala aja pärast, nii et öelge meile praegu nägemist, saatke senikaua oma kogemusi ja mõtteid ja muresid ja küsimusi aadressile digisaade@genius.ee ja paremaid loeme ette, jagame. Praeguseks aga nägemist.